Lutsul on siis päevikud päris nagu enam-vähem surmani, aga päevikud on siis 1944–52 on viimane päevik, see on antud välja niisuguse teadusliku, ütleme siis teaduslikus formaadis kommenteeritult. Ja seal on üks viimasel leheküljel on üks väga huvitav fakt, et see on Lutsu päevik siis ja Luts, kuidas ma ütlen, see ütleb ühte asja, tal ei ole enam hambaid suus ja tervist ei ole ja näeb mingit tonte ja magab kindad käes ja külmetab oma majas ja alla mingid üürilised ja kõik on nagu, ütleme, halvasti. Aga järsku viimasel lehel on üks kummaline fakt. Nagu tekst järsku elavneb ja tuleb hüüumärk ja ütleb, eile ostsin sõrmuse. Ja mind hakkas otse lausa huvitama. Ma pöördusin mõningate inimeste poole, kes siis Lutsu loomingat väga sügavalt tunnevad, näiteks nagu Aivar Kull Tartus ja kes on Lutsus ka monograafia kirjutanud. Mitte keegi ei tea sellest sõrmusest mitte midagi. Aga siis ma pöördusin kollektsionääride poole. Ja eriti kollektsionääride poole, kes siis koguvad apteekidega seotud esemeid ja muid asju. Ma arvasin, et kuskilt sealt ikkagi võib mingi teade tulla. Ja tõepoolest, kuigi Lutsust on säilinud jube vähe neid esemeid, et vaata, see maja rüüstati seal ära ja pole neid eriti mingeid autentseid esemeid. Seal ka majamuuseumis väga palju. Siis mul on täna kaasas ja ma võin sulle näidata, lahti ei tohi teha seda. See on see Lutsu sõrmus. Ongi nii. Ja ma sain kätte ühe kollektsionääri, kes on ka farmaatsia ärimees tegelikult. Näita. Ei tohi seda käperdada. Aga see on friilist ja see on väga haruldane kummaline sõrmus ja seal peal on konnad. On jah. Kaks konna üksteise otsas. Jah, üksteise otsas isegi ütleme nii. Ja see ilus roheline, väga vana sõrmus, sees on ka mingid hieroglüfid. Nii et Luts sai siis mingi väga kummalise eseme, ütleme siis ennem surma endale. Ja ta oli väga rõõmus selle üle. Ja võt see ese käivitas minu teose kirjutamise, et mul siis teoses on ka konnad on nagu olulisel kohal. Ja mingi kummalised konnad elavad inimeste põues ja ka konnasõrmused ja nii edasi, nii edasi. Oota, aga kust sa selle sõrmuse siis kätte said? Mingi kollektsionääri käest? Ja ma olen laenatud, mina ei jõuaks seda osta. Ta arvas, et selle mingi müügihind võiks olla 30-40 000 nõumes. Ta on tegelikult hindamatu selles mõttes. On. Aga täna on ta mul kaasas ja loodan, et ma päris Kopli randa sellega kõndima ei lähe. Olen Kadriorus, et kõik inimesed, kes tulevad esitlusele, saavad seda sõrmust igal juhul näha. Ja see köitis mind nagu, et keegi ei tea sellest midagi ja Luts ise on juba täitsa läbi omadega, aga siis saab mingi imeliku sõrmuse sõrme, mis nagu korraks tõstab nagu rahvakirjaniku, ütleme, kuristikest kõrgustaks, ütleme niimoodi. Aga kust, mis see tsitaat oli, kas täna ostsin sõrmuse või täna sain sõrmuse? Ma võin sulle seda väga täpselt. Et ma mõtlengi, et kas keegi huvitav kinkis või ta ise ostis? Ei, ta ostis selle, aga ma aimasin, et see küsimus tuleb ja siin on materjal kaasas, viimane lehekülg ja siin on niimoodi. Räägib siin mingist veevärgist ja asjast ja see on tõesti viimane sissekanne, see on siis 5. oktoober 1952 pühapäeva hommikul. Siin kõrval on juba sellised suremise pildid, ütleme nii. Ja siin on järsku nii, jaa, endale ostsin sõrmuse. Hea, et veel niigi läks ja vähemalt midagi sai tehtud. Võid vaadata, võid kontrollida, vaata viimane lõik sealt alt. Aha. ja tõepoolest, ma mõtlesin ka, et Lutsu sõrmus ja järgmine lõik. Kuulsa inimese sõrmus, et vaata, need ikkagi on tead nagu mingid talismanidega ehted ja mingid tantsuinimesed kannavad on ja. Järgmine lõik muidugi tõmbab kohe tuju jälle nii alla, et järgmine lõik on siis, et tuju kaob jälle. All igavene lärm ja lapse kisa. Ja see on põhiline. Ja kui seda nagu lugeda ka neid Lutsu mälestusi ja niimoodi, siis see tulebki teatav kuju kokku, et mida ta sallib, mida ta ei salli. Ja ega kui mina tema nüüd Madridis üles äratsin nagu teoses, ta elab siis Madridis tänapäeval,
ega noh, ma kasutasin kõiki teadmisi, mis ikkagi nagu absoluutselt nagu olid, on ju. Lugesin kõik materjalid läbi. Ja noh, tõesti nüüd, ega ta on see sama inimene võib-olla lihtsalt muutunud ümbruses, on ju. Mingil kujul ja peab ise ka natuke muutuma. No näiteks ta satub seal teose alguses keetosse, Lavapiesi. See keeto on täiesti olemas, see on täitsa Madriidi kesklinnas. Ma aga ise sattusin sinna kogemata, mõtlesin, et lõikan kesklinnast sellisesse hotelli nagu, Luts elabki samas hotellis, kus ka mina elasin Madridis, Hotel Nacional. See on siuke vana väga väärikas hotell, aga noh, seal vahepeal, selle hotelli ja kesklinna vahepeal on tegelikult nagu keeto sisuliselt. No seda tänapäeval öeldakse, et see on siuke multikulti ja hästi tore koht, aga noh, kui sa sinna nagu jalutama lähed, siis ütleme niimoodi, et see läheb päris julmaks kätte, et näiteks teoses ma ütlen ka, et Luts näeb seal seda surnud naist pingi peal ja ma tõesti nägin seda nagu, ma oleks enam-vähem sinna pingi peal istunud ja siis ma vaatasin, et inimene on nagu naljakas asendis, väljas on 41+ kraadi ja veepudel on tühi ja ta tegelikult on surnud nagu. No, kuumusesse ära surnud? Ma ei oska öelda, võib-olla ka mingisse üledoosi, et see on selline rajoon, kus ka ütleme, tegeldakse jumal teab millega nagu. Nii et noh, selles mõttes küll, et või no näiteks Lutsule meeldib vermut on ja ma mõtlesin ka, mida ta seal joob on ja. Et muidu ta käis Voogeli kõrtsis või Voogeli restoranis, see asus nagu seal, kus on praegu Piragovi mägi, ütleme selle koha peal. Ja noh, seda enam pole nagu, või ei olnud ka pärast sõda on ja. Et see Tartu kõik muutus tegelikult tema elu jooksul ka näiteks, et kui käisid need suured pommitamised ära, siis Luts ühe korra eksis Toomemaale minnes ära, et see on mingi absurd täiesti, kuigi ta käis nagu iga päev seal enam seal Voogeli restoranis on. Kas see restoran võis olla seal, mis see suur pubi seal selle Pirogovi mäe seal kõrval on? Ei, ta oli täitsa Pirogovi mäel, vaata, seal olid majad, mis läksid teise maailmasõja pommitamisega, see oli maju täis nagu. Ja seal oli üks suur maja, kus oli vist kino ja siis oli Voogeli restoran, suur silt. Ja Luts läks alati õue pealt sisse, ta ei läinud nagu tänavalt. Ja ta oli oma jope seal on ju. Läbi köögi. Enam-vähem läbi köögi, jah. Just. Nii nagu, aga noh, et ma mõtlesin ka, et noh, vaata, mida ta joob seal Madridis, et noh, panime vermut on ju. Vermut on siuke põhijook on ju, ta on hea külm on ju, odav on ju. Ja päris ohtlik jook, et ega noh, vermutit võid kulistada noh. Suht nagu limonaadi on ja nagu mul endalgi juhtus on ja väljas on 41 kraadi, siis lähed välja, saad aru, et mingi föön käib on ja. Et noh, selles mõttes kas sa seda tead, kas Luts siis kirjutas ka täispeaga või? Ei usu hästi või vähemalt noh, ma nagu ei usu, et ta mingeid pikki tekste seal ta kirjutas minu arust, kui ma õigesti mäletan, hästi vara hommikuti. Et ta kirjutas nagu vara hommikul ära asja ja siis läks linna peale laiema. Eesti Esu.